tagasi pildiga siia kaunisse Haanjamaale ja meil ongi külas meie võõrustaja Rõuge vallavanem Tiit Toots. Tere! Tere! No see Rõuge on nii imeilus kantsi ja tulles kohe on aru saada, et nagu oleks sattunud kuhugi välismaale, et väiksed mäed, järved. Teie siin olete üsna nooruslikud. Me oleme kuulnud, et vallavanem, nagu me näeme, on noor mees ja elu käib. Kuidas siis, mis selle mootor on, et niimoodi siin selles kauges Eestimaa nurgas on elu käima tõmmatud? Jah, et tegelikult on meil on väga ilus loodus, et selles mõttes loodus nagu ise on väga palju ära teinud, et on, nagu te ütlesite, on kuplid ja järved ja väga palju Eesti looduse rekordid asub meil siin piirkonnas, aga lisaks loodusele on ka meil väga tublid inimesed, et meie kant on toiminud kuidagi sellise magnetina, et sellised aktiivsed ja tublid inimesed on tulnud siia elama ja valla pealt me oleme ka püüdnud aidata kaasa, et kui inimesel tuleb mõni idee või tahtmine teha, et me oleme avatud sellele ja püüame sellele kaasa aidata. Et ma arvangi, et meie nagu piirkonna selline üks tugevusi ongi aktiivsed ja tublid inimesed. Eestlaste puhul muidugi on omane see, et kui on juba rohkem kui üks inimene, siis minnakse ikka tülli. Noh, eks sellise nagistamis ikka on, aga selles mõttes ka vaidlused viivad ju sihile ja aitavad häid asju teha. Aga mina küsiks tegelikult ära, enne kui me hakkame rääkima konkreetselt Rõuge tegemistest sellise kogu Eestit puudutava küsimuse, ehk siis ka siin Rõuges on toimumas nii-öelda haldusreform, ehk siis vallad ühinemas, et räägiks võib-olla ka televaatajatele, et esiteks üldse, mis vallad ühinevad siin Rõugega, ma tean kindlasti Haanja, Misso, mis vallad veel? Et jah, et ühinevad Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallad, et pikki lõunapiiri. Ja kuidas see ühinemine siis kulgenud on, et kui valulikult või mitte, et on siin tegelikult ju mõnedel valdadel see ühinemine käinud väga hästi, kõik näevad, et koostöös on parem elu arendada ja samas mõnedes valdades ei lähe see asi nii libedalt. Tead, meie oleme vabatahtlikult ühinenud, ehk siis mis valitsuse poolt ette antud kuupäev oli, selleks kuupäevaks oli meil ühinemise leping allkirjastatud. Eks loomulikult vaidlusi on olnud selle protsessi puhul ja see on ka loomulik, et vaieldakse, et sellepärast, et arusaamad ja nägemused ja kombed on erinevad, aga täna me oleme liikumas selles suunas, et see ühinemine toimub ja eks nagu selliseid arutelusid on läbi terve suve, et kuni valimisteni välja, et see ühinemislepingu allkirjastamisega läbirääkimist ei lõppenud. Me oleme siin kaugel Võrumaal, siin on praegu, te ütlesite 12 omavalitsust, jah? Ei, 13 omavalitsust, et 12 valda ja üks linn. Ja pärast siis reformi jääb siia alles? Pärast reformi jääb alles kas 3 või 4 valda ja üks linn, et miks ma ütlen 3 või 4 valda, et täna ei ole veel selge, et kuhu tekkiv Setomaa vald liigub, et kas siis Põlvamaale või siis Võrumaale. No pealinnas jääb selline mulje, et kõik rahvas magnetina tuleb sinna pealinna, aga siin kohapeal olles, ma saan aru teie jutust, et siin on oma magnet. Jah, et liiguvad ka inimesi vastupidi, et meil on paljud pered tulnud just pealinnast siia maale elama ja just nad hindavadki seda, mida praegu on kuulda, et linnulaulu ja vaikust ja ka seda elutempot, mis on natuke teistsugune kui pealinnas. Tegelikult teil on siin hästi palju ju erinevaid tegevusi ja kõik on kaetud, et on võimalik, kirik on olemas, raamatukogud on olemas, erinevad spordiväljakud, tegelikult teil on siin päris sellised luksuslikud tingimused, et on golfiväljak ja krossirajad ja nii edasi, et sportimistingimused ja kõik muu on, kuidas see on saanud võimalikuks, oleks minu küsimus. Jääväljak isegi talvel. Jah, et Rõuges on täismõõtmetega jääväljak ja meil on oma hokivõistkond ka olemas. Et samamoodi, nagu te ütlesite, ka golfiväljak on olemas, et eks see on nagu sündinud kõik entusiastide, tublid inimeste eestvedamisel ja vald on sinna siis kaasa läinud ja panustanud, aidanud ja eks me oleme ka kaasanud nii-öelda võõrast raha, ehk siis meil on väga tugev projektimeeskond, kes on aidanud nagu projekte kirjutada ja kui rääkida piirkonnast, siis on nii talvel kui suvel tegemist, et siin lähistel on ju kuulus Haanja puhkespordikeskus, et kus on talvekuudel kõige pikem lumekate ja võimalus kõige pikemalt looduslikul lumel suusatada. No maksi küsitud asjad kõik võtavad raha, aga keegi peab raha sisse ka tooma, et kes teil milline ettevõte see kõige suurem tulumaksumaksja on? Et ma arvan, et need kõige suuremad tulumaksumaksjad ongi need, kes täna nagu töötavad mujal, aga elavad siin.
või on sissekirjutused omad meie vallas, aga meil ei ole suuri ettevõtjaid meie vallas, et ongi sellised väiksemad ettevõtted. Selline põhitegevusala ongi puit, turism, põllumajandus. Et turismist rääkides siis kaunist loodusest oli juttu, et meil on üle 20 turismitalu on Rõuge vallas, üle 600 voodikoha, ehk siis kes siia külla tahab tulla, et erinevatel tasemetel vastavat turismitalusid on. Meie siin Irvese puhkemajas oleme nautinud vähemalt ühte osa sellest külalislahkusest, see on olnud meeldiv siin. Aga tegelikult väga palju üritusi on ka siin Rõuge vallas lähiajal plaanis, et võib-olla lühidalt paari sõnaga nendest ka. Et täna just toimus Rõuges orienteerumise maailmameistrivõistluste tavarada, et mis ma arvan, et on üks selliseid suurimaid spordiüritusi ka Võru maakonnas sellel aastal. Aga siit tuleb riburada pidi edasi, et 8. juulil laupäeval on toimumas siis Rõuge veepidu ja paadiralli, mis on pikkade traditsioonidega üritus ja ma arvan, üks rahvarohkemaid suveürituse Rõuge vallas. Ja sealt edasi siis erinevad spordiüritused, näiteks Eestis ainulaadne 3-päevane mägirattatuur, et tavaliselt sõidetakse rattatuure asfaldil, aga Rõuges on mägiratturitele suunatud. Siis näiteks kalapüügivõistlus Viitina Kuurits, mis toimub sel aastal 20. korda, et püütakse vana arhailise püügivahenditega kalajärvest. Muinaspäev 5. juulil on kõik oodatud Rõuge parki priitahtlike pritsimeeste käraajale, et nagu nimigi ütleb, siis vabatahtlikud pritsimehed on ellu kutsunud vana traditsiooni, kus siis pargis peetakse pritsimeeste pidusid ja üritused lähevad septembrini välja, et ja keda siis huvitab, on siin olemas brošüürid. Rõuge vald on siis, kodulehekülg on Rauge. Just, Rauge. Aga aitäh stuudiosse tulemast, Rõuge vallavanem Tiit Toots ja soovime siis Rõuge vallale kõike paremat. Aitäh tulemast. Ja meie vaatame nüüd üle Haanja kõige ilusamad paigad.